Tupeseeninfektsioon. Tegemist on siis tükikonfliktiga. Soov olla seksuaalses kontaktis või vastupidi, ei soovi seda või seda pole. Aktiivses faasis tundlikkus väheneb, et kogemust tunnustada ja toimub rakkude kasv. Tervenemise faasis tekib turse, seen, põletik, sügelus ja punetus. Ehk siis bakterid ja seened tulevad appi, et rakke lagundada. Toon mõned näited. Naine tahab hellitavat seksi, aga mees pigem naudib jõulist ja karmi vahekorda. Ja naisel tekib konflikt, ta tahab mehele meele järgi olla, kuid tegelikult on selline seks talle vastumeelne. Või siis naine sai teada, et mees on teda petnud, kuid siiski astub temaga vahekorda. Või siis seksi ajal on olnud tupp kuiv ja peenise sisenemine on olnud ebamugav ja valulik. Seen võib tekkida ka peale ebameeldivat läbivaatust naistearsti juures, näiteks kui tehti vaginaalset ultraheli. Või siis tihti rasedatel naistel on seen just raseduse lõpus, kui naine tahab seksi, kuid ei tunne võib-olla ennast atraktiivsena. Ehk siis jälle tekib sisemine konflikt, ma tahan, aga ei saa. Seeninfektsiooni bioloogiline mõte on see, et suurendada rakkude kasvu ja limaeritust, et tükk ehk siis peenis siseneks paremini või just, et ei saaks siseneda. Jälgi, kuidas sa suhtud sümptomisse, kui sa tunned vastikust, ebamugavust ja tunned, et miski on sind justkui rünnanud, bakterid ja seened, siis sellega sa taas käivitad selle konflikti ja sümptom tekib taas ja taas. Kui on krooniline tupeseen, siis võib-olla miski toimib kui päästik. Näiteks kui naine näeb, et mees on telefoni, siis ta kardab, et mees suhtleb teiste naistega. Vahest voodipesu või aluspesu meenutab mingit läbielatud konflikti või mõni lõhn meenutab sulle mõnda olukorda ja keha reageerib. Mida sa saaksid teha? Meenuta, milline oli viimane vahekord või mis toimus sinu elus enne seda, kui tekkis põletik. Millised on sinu uskumused seksi kohta? Kas sa usaldad oma partnerit? Soovitatakse teha ka vanni rohke soolaga ja vaadata, et menüüs oleks rohkesti valku. Loodan, et sellest oli abi ja muidugi konsulteeri ka oma arstiga.